investeerimisjutud. And action! Halloo, Sõrs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 20. oktoober, kell on natukene 2 läbipäeval. Minu nimi on Tarmo Tanias ja minu vastas nagu ikka hea sõber ja kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Ja, tervist Tarmo ja tervist kõik kuulad. Millest me siis alustame, Meelis, et septembris meil langust ei tulnud, kuigi on ajaloos kõige nõrgem kuu olnud aktsiaturgudel. Oktoobris on nüüd natukene sellist väristamist olnud, et kas meil on mingid numbrid ka, kuidas meil läinud on? Ja, et üle tükki aja tõesti, et selline volatiilsus on naasnud turgudele, ma ütleks, et see algas on ju seal isegi üle-eelmine reede, kus oli selline korralik -3% päev, aga tegelikult kui vaadata nüüd eelmist nädalat, siis see langus tegelikult ei kandunud nädalasse. Ütleme, nädal lõpetati valdavalt nagu rohelistes toonides, et oli selline taastumine. Aga ikkagi sellist volatiilsust ja närvilisust on nagu turgudele korralikult juurde tulnud ja seda oli näha mitte ainult USAs, seda oli näha ka ikkagist nii Euroopas, Aasias ja naftas ja krüptos, et kus mingid päevad ikkagist olid meil päris verised ja sellist närvilisust on õhus päris palju ja seda näitab ka tegelikult VIX indeks, mis siin eelmine nädal korra käis ka 30 levelil ära, mis on nagu täiesti selline hirmu level, et kus investorid on ikkagi pingesse läinud ja mis võib-olla asja teeb kõige huvitavamaks on see, et me oleme turu tippudest ainult mõned protsendid allpool ja kui sa vaatad seda hirmu ja ahnuse indeksit, siis see siin reedel käis korra ekstreemse hirmu peal. Et see mind nagu üllatas, et kui sa kirjutasid mulle selle kohta, siis ma vaatasin, et pole ju, vähemalt ma pole nagu näinud mingit nagu massilist müüki on ja jah, mingit asju nagu müüakse, aga kuidas see sentiment nagu nii negatiivseks läinud nii lühikese ajaga? Jah, et ei oskagi väga seda kommenteerida, et iseenesest näitab, see hirm nagu näitab seda, et peaks nagu agressiivselt turul nagu ostma, aga samas kuidagi turud on all time high sisuliselt, et kuidas sa sealt nagu juurde on ju ostad, et jah, et see selles mõttes, et selline tunne küll, et pigem siin on mõistlik natuke võib-olla cashi suurendada, nii nagu me eelmine nädal ka natuke tegime. Ja räägime hiljem veel, et oleme veel teinud. Jah, et annab nagu veits parema nagu tunde, et natuke on nagu selline segadus turgudel. Aga milles see segadus võib-olla seisneb, et kui sa ütlesid, et nädal lõppes nagu positiivselt, nädala alguse poole meil tuli ütleme mõnede väiksemate pankadega USA mõttes tulid uudised negatiivselt, et nad on seal nagu laenupettustesse sattunud ja pidid seal 10 miljonites põhimõtteliselt nagu raha maha kandma. Ma natuke juba kartsin, et äkki juhtub see, mis meil siin oli mõni aasta tagasi, kus ütleme väikestes pankades hakkas pangajooks ja mõned suuremad pangad pidid mõned isegi nagu üles ostma, et see turgu nagu maha rahustada. Aga samal ajal tulid meil ju suurte pankade tulemused Ameerikas, et alustades seal JP Morgan ja Bank of America ja nii edasi kõrmasaksiga, et ma ei näinud seal nõrku tulemusi, et kas nad olid head või olid väga head, jaepangandus nagu nii tugev, tööpuudus nagu madal, laenud makstakse kenasti tagasi, aga investeerimispanganduses oli ka nagu julgustavad numbrid näha, et natuke niposid tulnud. Ma arvan, see sama krüptokauplemine, tehnoloogiafirmade kauplemine, see on kõik pankade tulusid kasvatanud. Jah, et suurel pankadel läheb täna ikkagist võrdlemis hästi on ju, et tõesti, et võib-olla mille pärast turul nagu selline ärevus on, ma pigem arvan seda, et siin lihtsalt mõned sektorid on hästi kiiresti tõusnud. Jah, need datacentrid, GPU-d, AI-d, haruldused, muldmetallid ja seal sektoris ikkagist oli näha selline korraliku sell-offi ka mingites nimedes, kus need sellised väga buumijad nimed müüdi ikkagist 30-40-50% päevaga ära, et võib-olla see siin natuke on turgu hirmutanud või investorid pannud siis otsima nii-öelda kaitset igast erinevaid tuletusinstrumente ja optsioone, et mis kuidagi viivad selle
VIX-i indeksi paigast natukene ära, et ja noh, lisaks just see regionaalpankade teema ka, et siin väiksed ohumärgid tekkisid ja ütleme, mingisugused seal regionaalpangad said väikse lossi, nagu ma aru sain, et no ja nende jaoks päris arvestatavad, no ütleme 10 miljonit on. 10 miljonit, aga mittegi fataalselt ei ole. Ja, et see isegi 50-60 miljonit, see on tegelikult USA mõistes suhteliselt väiksed laenukahjumid, et ma arvan, et see ei ole nagu sükest sentimenti muutev info. Pigem oli võib-olla see, et no siin mõnede suurte pankade juhti käest ka küsiti eeskätt, ütleme CP Morgani juht, et no ütleme, mis nende nagu turu nägemus on ja seal on ikka nagu välja toodud seda, et noh, et AI nagu kallis on ju, võib-olla lühiajast liiga palju nagu liikunud ja ma ei tea, kuidas sulle Meelis tundub, aga minu meelest turud on nagu ammu oodanud seda põhjust, et noh, mille peale siis nagu müüma hakata, et noh, me pole väga sellist põhjust nagu olnud, noh siis natuke võib-olla need väikeste pankade mured olid, noh võib-olla geopoliitiliselt on ka ütleme, pinged on ikkagi õhus, on ju, et nii USA kui Hiina vahel, noh, Venemaa kohta on meil küsimusi küsitud, me räägime siis Venemaast hiljem, saate nagu küsimuste plokis, on ju, aga noh, ütleme meil siin ju, ma ei tea, ma Trumpist ausalt ei saa väga nagu aru, et ühe nädala räägib nagu ühte juttu, teise nädala räägib nagu teist juttu, noh, nii ütleme siis nagu nende rakettide osas kui ka näiteks ravimifirmade osas, et noh, ta siin juba sõlmis mingite firmadega kokkulepped, et noh, rohkem siis nagu ei survesta hindasid, noh, aga nüüd ta hakkas jagu erinevate kaalulangetusravimitega veel nagu survestama, et eeskätt siis nagu Novo Nordisk, Eli Lilly on ju, et noh, siis see tõi siis nagu ravimifirmades ka müügilainet. Jah, eks Trump on siuke tuulelipp, et ei saagi tast täpselt aru, et noh, üks kõige ajaloo nõrgemaid president USA ajaloos üldse, ma arvan, et aga noh, mis võib-olla turge veel mõjutab, on ikkagist need jutud sellest AI bubble'ist või mullist. Et kas siis on Meelis mull või ei ole? Mina saan iga päev klientidelt küsimusi. No ütleme, ta hetkel ma arvan, mull ei ole veel, eks ta on kindlasti buum. Või on nagu väikene mullikene, mis paisub veel? Noh, jah, midagi sellist, et mullu võib-olla natuke vara öelda, aga noh, tõesti, kui sa vaatad siin mingisugust näiteks erinevaid ettevõtted, on ju, näiteks OpenAI on ju, et kui ta siin märtsis eelviimase raha kaasamisega valuation oli 60 miljardit on ju, ja tänaseks on nagu valuation jõudnud sinna 500 miljardi kanti, et noh, siis vaatad küll, et siuke noh, 8x kasvu, no okei, see on ohumärk on ju. Ja lühikse ajaga ka. Jah, väga lühikse ajaga või siis noh, Nvidia on ju, et maailma suurim ettevõte, 4,5 triljonit market cap on ju, noh, trailing earnings 57 aasta kasumil on ju. Ma rääkisin möödunud nädal vist seda, et ma võrdlesin nagu Nvidiat siis maailma suuremate farmaatsiafirmadega, ta oli nendest ka natuke nagu suurem on ju. Ja siis möödunud nädalast tuli selline võrdlus, et Nvidia on siis täna suurem kui kõik USA ja Kanada pangad kokku. Jah, ei no loomulikult mõtlen, Nvidia on nagu suurem kui riigid ja kui sa vaatad Mac 7, Mac 7 on vist 1/4 globaalsest finantsturust üldse, et need on tõesti väga-väga suureks läinud ja noh, ja võib-olla seda mulli teemat näitab ka seda, et siuke mediaan price to sales ratio, mida noh, mõõdetakse, on AI firmades siis 25, et kui sa võrdled nagu seda dotcom buumi ajaga seal 2000 aasta kandis, et siis nende ettevõtete price to sales ratio oli 18, nii et jah, selles suhtes me oleme natuke nagu kallima poolses ääres küll, aga ütleme, noh, ma arvan, et ega aeg-ajalt tulebki siuke korrektsioon on ju, praegu on siuke investeeringute faas, et sinna läheb veel aega, kui need ettevõtted hakkavad nagu reaalselt kasumit teenima, et sellest võib-olla räägime veel saate lõpus ka, siin ühel oli kellegi kuulajal oli siuke hea küsimus selle kohta. No ennem kui me läheme võib-olla nagu üksikute ettevõtete poole rohkem ja siis küsimuste ja ütleme ka natuke peame rääkima täna siis ka suure peeti portfellist, noh, ammu aega pole nii palju tehingud olnud, aga siis räägime võib-olla natuke teistest riikidest ka, et kui me siis ütlesime, et noh, pinged on võib-olla nagu üleval, siis noh, Prantsusmaast me natuke oleme nagu rääkinud,
no nüüd toodi Standard & Poor's reitinguagentuur tõi ka siis Prantsusmaa riigi reitingut nagu allapoole, siis no teatavasti, kes võib-olla igapäevade kursis võlakirjadega, kes kõige kõrgem reiting saab üldse 3 A-d olla, et Prantsusmaal olid 2 A-d, nüüd on neil nii-öelda 1 A ja pluss märk, ehk reitingud on nagu allapoole toodud, see on siis nagu suurtest reitinguagentuuridest teine, kes on seda reitingut allapoole toonud, see nagu pinget kindlasti siis nagu lisab võib-olla sinna Euroopa poole peale ka natukene, et mis siis nagu, kas Euroopa Keskpank tuleb appi, kes siis nagu üldse Prantsusmaa võlga tahab nagu finantseerida ja võib-olla siis nagu Aasia poole peal, et täna hommikul vaatasin, et Jaapani turg päris palju plussis, Jaapan seas, ütleme siis naisterahvas, kes nagu ära valiti, kinnitati siis ametis ja sai siis koalitsiooni ka paika, et Jaapan liigub siis täna sinna suunas, kus siis rahapoliitikat kuidagi karmistama küll ei hakata, et pigem nagu veel leevendama on ja siis tulid Hiina majanduskasvu numbrid, oodati siin 3. kvartal, et see kasv on 4,8% aasta tagusega võrreldes, viite oodati, aga tuli 4,8, ehk natuke siis alla nagu 5, samas jällegi, kui me vaatame, kui Eestis oleks 4,8%, me oleks nagu juba õnnelikud on ja Hiina on ju nii suur on ja tegelikult ikkagi üsna hästi, ma ei tea, kui õiged need numbrid on, aga vaadates sanktsioone ja kõik, et Hiina ikkagi nagu üritab siin. Jah, ei saa aru nendest Hiina numbritest, et kas kui tõesed need mina ka kahtlen seda, aga lihtsalt ametlik number on 4,8. Jah, aga kas sa kulda jälgisid eelmine nädal? Et tundub, et ralli jätkub? Mul on väga raske mitte seda jälgi, et ma nüüd kullast nagu räägin, et võib-olla mis on nagu huvitav, et need põhjused sa tõid saate alguses väga hästi välja, et ebastabiilsuse, miks kuld sinna nagu liigub on ja ütleme siis nagu ära, et dollarites mõõdetuna dollar tõusis möödunud nädala 8,4% ja põhimõtteliselt on aasta algusest 66% nagu kallinenud, et kui te tahate euros, siis umbes 15% võtke maha, et ütleme siis ikkagi natuke üle 50% plussis on ju, aga samal ajal Bitcoin nagu kukkus peaaegu 9%, et seda amplituudi pole nagu ammu aega nii suurt olnud, et kui turul läheb nagu närvilisemaks, siis raha läheb ikkagi kulda ja Bitcoin pigem jookseb nagu välja, nii et raha. Jah, et ma vaatasin ka, et see kulla teema, ise me astusime sellelt rongilt maha, võib-olla nädal äkki liiga vara. Võib-olla, aga me saime ikka päris lühikese ajaga 18%, meie eesmärk oli 15-20 on ju. Jaa, aga tõesti siin vaadates seda kulla graafikut, siis kuld hakkab nüüd jõudma selline parapoolsesse faasi on ju, kus kiirus seal tipus ainult kasvab ja seda oli näha ka siin X-is igast erinevaid videosid. Ja, et kuulajatele teadmiseks, et Meelis saadab mulle aeg-ajalt lisaks nagu huvitavatele ideedele, saadab ka huvitavaid videosid, mis nagu maailmas toimub ja võib-olla sa räägid ise, aga need videod on väga, väga ilmekad. Jah, et see, ütleme, kõik siuke ahnusfaas börsidel, see ilmestab täpselt seda, et kui kuld on tegemas enda tippe, siis näidati maailma eri kohtades kullapoode. Vietnam ja Austraalia ja mingid, ühesõnaga, ja tõesti seal nagu kullapoodides käis nagu tunglemine, inimesed nagu jooksid konkreetselt kullapoodi, tunglesid selle, et kes nüüd saab veel kulda osta, on ju. Ütleme, jah, et meil on palju nagu nooremad kuulajad, aga kindlasti ka natuke eakamad inimesi ja nemad kindlasti mäletavad, täna keegi ei kuutaks sellist asja kettegi, et Nõukogude Liidu tingimustes oli ka Eestis selline asi, et kui sa tahtsid nagu ajalehte tellida, siis tuli nagu minna ööseks järjekorda, et sa saaksid nagu osta, täna on nagu hoopis teistmoodi on ju, aga natuke sama on siis nagu kullaga, et inimesed on järjekorras. Jah, selles suhtes on nagu Stockmanni hullud päevad, aga hinnad ei ole all, aga kullal on hinnad on tipus ja siis inimesed nagu jooksevad lolliks, et aga seda on nagu hea vaadata, et nagu füüsiliselt me näeme, aga tegelikult väga palju tehingut käib ju lihtsalt internetipangas või elektrooniliselt on ju, et seda me ei näe ja tegelikult ilmselt elektrooniliselt käib nagu täpselt samasugune massihüsteeria, et kus inimesed ostavad kinnisilmi täna kulda ja see tekibki see ahnus ja FOMO moment, et kohe läheb 5000 peale ja 6000 ja 7000 peale see kulla unts, et aga siinkohal ma ikkagist kutsuks nagu tagasi hoitusele, et vaataks korra tagasi, et milline on kulla siuksed suuremad tsüklid olnud siin viimasel ajal ja mis on peale selliseid rallisid üldjuhul nagu juhtunud, et kõige värskem siuke korralik tõus oli 2019
2019 kuni 2020 sinna keskele, kuhu meil jäi ka Covidi kriis sisse. See oli Covid ja meil olid miinuses intressid. Ja siis toona 1,5 aastaga kuld tõusis 60% ja kui sa sealt tippudest ostsid, siis tippudes kuld kukkus 17% ja 3 aastat oli siis ühesõnaga vindus seal eelmistest tippudest allpool, kuni siis tehti nagu uus tipp. Siis kui minna veel ajaloos taga, siis 2011 aastal tehti siuke viimane 30% tõus hästi kiiresti mõne kuuga ja peale seda kuld siis langes tippudest 40% ja sisuliselt, kui sa 2011 aastal seal tippust ostsid kulda, siis kuld ei teinud enda uusi tippe järgmised 10 aastat. Et ühesõnaga ostsid tipus, kukkus põhjadeni 40% ja 10 aastat nagu istusid augus. Ja pluss inflatsioon. Jah, pluss inflatsioon ja kui veel nii-öelda veel ajaloos tagasi minna, mis mulle tundub, et vastab nagu tänasele turugraafikule kõige täpsemini, on siis aasta 1980, kus kuld rallis 2 aastaga 300% ja kui sa juhtusid ostma nii-öelda selle 300% sealt tipu pealt, siis juhtus niimoodi, et kuld oli 30 aastat seal allpool enda tippe. No võtame, paneme sinna 3-4% inflatsiooni igal aastal otsa on ja see ooteperiood läheb väga pikaks. Jah, ühesõnaga ostsid tipust, siis esiteks kuld kukkus tippudes põhjades 70% ja uusi tippe ei tulnud 30 aastat. See tähendab seda, et jah, kui sa 30 aastase inflatsiooni veel juurde arvutad, et siis sa tõenäoliselt ootasid 40 aastat võib-olla rohkem, et saada kullaga nagu nulli. Et selles suhtes jah, et olge ettevaatlikud, et täna ma ei julgeks seda kulla rongi peale niimoodi hüpata. Ma tean paari tuttavat, kellel on kodus, nad on mulle märku andnud, et on vanu kuldehtid, mis nad ei oska midagi peale hakata ja nad müüsid seal erinevates kohtades nagu maha ja said nagu kõva palgapäeva endale on ju, et aga ütleme, sa mainisid, et väikeinvestorid on nagu hullumas, et tõesti ootavad, millal kullapood lahti tehakse, et osta saaks. Ma vaatasin siis, et kes olid nagu suuremad ostjad nagu riikide tasandi, et ütleme riikide keskpangad eeskätt, aga ka valitsused ja põhimõtteliselt siis nagu teise kvartali numbrid sellel aastal, põhimõtteliselt, mis meil siis nagu juuniga nagu lõppes, et 3. kvartali numbrid veel ei ole. Ja ütleme, suurim müüja, kes oli näiteks Singapur, et Singapur vähendas oma siis kulla reservi 11 tonni võrra, aga mis oli võib-olla, see oli võib-olla kuulajatele väga suur üllatus, et Hiina on nagu ostnud, on ju, et Hiina oli edetabelis 4, põhimõtteliselt siis kvartaliga osteti 6,2 tonni kulda juurde, 5 oli kindlasti üllatav nimi, Tšehhi Vabariik 5,7 põhimõtteliselt tonni on ju, 3. Türgi 10,8 tonni ja teine Kasahstan 15,7 ja esimene Poola 18,7, et ma ei tea, kas poolakatel läheb tõesti nagu nii hästi või nad ei usalda seda rahasüsteemi enam, aga poolakad ja Tšehhi, ütleme, Ida-Euroopa riigid on siin kõvasti kulla usku läinud. Jah, et ütleme, aga kui vaadata, kellel täna nagu kulda kõige rohkem on ikkagist USA. USA on kuskilt käis läbi, et $1 triljoni väärtuses nüüd kulda. Kulla turuväärtus pidi üldse olema maailmas kokku umbes 30 triljonit, et ta on nagu kõige suurem varaklass on ju. Jah, eks ta on kõvasti tõusnud, et aga jah, nii palju siis kullast, aga vahepeal on tulnud välja Bank of America globaalsete fondijuhtide uuring. See on parem, ma meelega enne saadet ütlesin, et ära mulle räägi on ju, et mul on huvitav ka arvata, et ma tõesti ei ole seda ise vaadanud. Ja, et mis ma sealt välja noppisin, et neid küsimusi on seal väga, väga palju, aga ma vaatasin silmadagi kiiresti üle, et mis on kõige huvitavamad küsimused ja vastused. Et siis nendelt fondijuhtidelt küsiti, et näiteks see tundus päris hea, et kas AI aksjad on mullistunud
et kas jah või ei, on ju, et siis pigem ei on vastus või? Ei, pigem jah. 54% on arvamusel, et on mull ja 38% on arvamusel, et ei ole mull, aga kui vaatad nagu viimase 3 kuu tendentsi, siis see jah on nagu oluliselt kasvanud iga kuu ja see ei on nagu oluliselt langenud iga kuu. Et kõik teavad, et on mull ja kõik ostavad. Nojah, jah, et see võib-olla on mulli algus. Aga siis järgmine küsimus oli, et kas globaalsed finantsturud on ülehinnatud? No ma arvan, et jah. Siis jah, vastus 60% rahajuhte siis arvab, et turud on ülehinnatud ja mis on nagu huvitav, et see septembris oli sama küsimus ja siis arvata ainult, et 22%. Nii kiiresti on tõusnud? Jah, et tohutult on tõusnud, et see usk, et turud on ülehinnatud, siis rahajuhtide, ütleme fondijuhtide allokatsioon, et mis on suurenenud muudatused olnud, on see, et on ostetud emerging marketit, päris palju, ja Hiina eeskätt. Jah, siis on USA-t ostetud, siis utility't ja reite ja ühesõnaga kinnisvarafonde ja vähendatud on võlakirju, sularaha ja telekom. See ei meelde ja paku, mis on most crowded trades. No ikka, või andmekeskused või? Ei, kuld. Kuld, okei, jah, see jah. Et sisuliselt et 43% fondijuht on kullas ja 39% on siis Max 7. Crowdid küll, aga ikka ostavad. Jah, et see ongi crowded, et kõik on täna kullas, et väga suur osa nii fondijuhte ja retail ja kõik ja number 2 kohta on ikkagist Max 7, et suured tehnoloogiaettevõtted, et see on juba mitu aastat seal tipus püsinud. Aga mis need vihatud asjad ka välja toodud on, need ei ole? Vihatud pigem on välja toodud see küsimus, et mis on täna suurimad riskid. Ja suurimaks riskiks number 1 on AI aktsiate mull. No see, aga võla kohta ei olnud mõnes? Oli, et teisena ütleme suurem risk on inflatsiooni teine laine, mis ongi natuke seotud on ju selle rahatrükiga ja kolmas suurim risk on ikkagi see, et Fed kaotab rahapoliitika otsustusvõime. Ja see on ka seotud kullaga jälle? Kullaga, ütleme Trumpiga on ju, et ja Fedi nii-öelda iseseisvusega, et kaua lastakse nad iseseisvad olla, on ju. Ja võib-olla, mis viimane oli, et biggest tail risk, et ühesõnaga, mis on siis kõige suuremad riskid hetkel, ongi see AI bubble, inflatsioon ja see oligi see, et Fed kaotab nii-öelda independency. Et võib-olla need näitavad, et milline on see turu sentiment ja kuhu hetkel raha nagu on põgenemas. Ma leidsin ühe huvitava joonise eile õhtul, mis on ka selle turu ralliga nagu seotud on ju, et ütleme aja jooksul, investorid on ju maailmas nagu juurde tulnud ja mahud on nagu kasvanud ja ettevõtete väärtused on nagu kasvanud, et vaatsin, et kui oli meil siin 2000 aastate internetiaktsiate mull, siis olid ostetud laenuga aktsiad põhimõtteliselt 300 miljardi eest ja see siis lõppes sellega, et siin aasta pärast umbes, kui see tipp tehti, siis aktsiad kukkusid 2 korda, 50%, siis juuli 2007, mahud olid juba kasvanud, siis oli laenuga ostetud aktsiad 400 miljardit, me mäletame, mis 2008-2009 olid, siis isegi SP500 kukkus 56% tipust põhja, on ju. Aga siis vaatasin sama COVID näiteks, on ju, siis olid need summad jõudnud juba 900 miljardini ja ütleme, siis kukuti 25%, aga taastuti ka päris kiiresti. Aga nüüd septembri lõpuseisuga 1,1 triljonit, kõigi aegade tipp nende laenuga ostetud. Ma vaatan, on need samad Robin Hoodid ja järjest hästi mugavaks olenud nagu võimendusega nagu osta on ja nüüd ongi küsimus suure ringile, et mitu protsenti me kukume seekord.
jah, et eks see võimendus on sellest ohtlik asi, et see ajabki kokkuvõttes turud nagu teistpidi liikuma, et see lumepall hakkab nii-öelda veerama teises suunas ja see veereb päris kiiresti. Et lihtsalt kui sina ei otsusta ühel hetkel, millal müüa, vaid sinu eest otsustatakse, siis läheb see langus väga kiiresti. Jah, no nii nagu me krüptos nägime, et kui on ikka kõvasti võimendust, siis võivad ka mingisugused ostuääred üldse ära kaduda. Vaatsin natukene ka, ütleme need tulemused hakkavad ju tulema vaikselt, on ju, et see nädal on ka, Tesla on ju ja Netflix on võib-olla sellised huvitavad nimed, on ju, aga möödud nädalast, mind üllatas, vaata meil kunagi oli Suure Peetri portfellis ka see Prantsusmaa luksuskaupade tootja LVMH, on ju, see tulid nagu oodatust paremad tulemused. Ericsson üllatas ka, et käive oli ütleme ootustele vastav, aga kulusid oli suudetud paremini kokku hoida ja siis aktsia tõusis üle 13% ja siis nagu sümpaatias Ericssoniga tõusis ka Nokia, et äkki loodetakse temalt siis samasugust arengut, et ütleme peaaegu 9% tõusis. Aga ütleme, need samad USA pangad olid päris head, mis meil veel möödunud nädalal oli, meil oli ju see ASML-i tulemused olid on ju, ja Taiwan semikonduktori tulemused, mõlemad olid tegelikult head on ju, aga võib-olla selle ootused on nii kõrged, ma ei tea, kuidas sulle meelis tundub, aga need pooljuhtide tootjad, väga head tulemused, aktsia tõusis 2%, väga ei tõusnud. Ja Taiwan semikonduktoril tulid küll täitsa siuksed tugevad tulemused ja mul jäi lihtsalt jälle selle ettevõtte juures jälle see CapEx spendingu kulu, et nad tõstavad seda, et kui neil alguses oli 40 miljardit see aasta kulutavad, siis nüüd tõstavad seda 42 miljardi peale ja see CEO oli seal ikka väga-väga nagu positiivne nii-öelda selle AI väljavaadete poolest, et ja kui uskuda ta sõnu, et siis nad arvavad, et see AI on alles väga varajases ülemineku staadiumis alles, et ma tõesti usuks nagu sellist kiipide valmiste ettevõtte juhti oluliselt rohkem kui mingite pankade või IMF-i mingisuguseid spetsialiste, kes seal hoiatavad, et kaugel me selle AI mullis olema, et jaa, väga-väga tugevad sõnad, aga kui rääkida nendest data centeritest, siis tegelikult meil olid ka see nädal järjest siin erinevaid pommuudiseid, et nii OpenAI ja Broadcom näiteks andsid teada, et läksid siin või silmisid mitmeaastase lepingu ja jällegi plaan ehitada 10 gigavatti võimsuses data centreid ja infrastruktuuri. Tavalise inimesel need gigad enam ei ütle vist midagi, ma ei tea, kui suur see siis on. Ma ütlen, see on umbes peaaegu terve Soome. Okei, see ütleb hästi. 3 erand Soomet või midagi elektri tarbimist, et või mingi 5 miljonit inimese aastane energia tarbimine, et selline leping ja lisaks veel AMD ja Oracle'i vaheline leping, kus lõpuks ka Oracle ostab AMD-lt 50,000 tehisintellekti kiipi nii-öelda, et tee on avatud, et Nvidia kõrvale tõesti hakkab tekkima nii-öelda ka teisi selliseid tehisintellektide chipide tootjaid, mis on usaldusväärsed. Et eks AMD-l, nagu ma aru sain, on nagu omad eelised ka nende kiipide seas, et AMD on, nad panevad neid kiipe nii-öelda kokku juba nii-öelda külmikute suuruste kastidena, et sa nii-öelda ostadki terve selle kasti, selle arvutus nii-öelda võimsuse, et Nvidial on ikkagist seda monteerimisse rohkem, et sa ei saa osta selliseid suuri kaste vist kohe, et sa pead ikka ükshaaval neid selle kokku panema. Ja ma vaatasin ka Bank of America tõstis AMD hinna siis alla 250 pealt 300 peale, et nad on üsna positiivseks läinud. Aga läheme siis ka korra Suure Peetri ja Väikse Peetri tegemiste juurde, et Väike Peeter siin ei müünud nagu midagi, aga Suur Peeter küll, et kui me möödunud nädal siin nagu rääkisime, et riskid on nagu kasvanud, tõmbame natuke siis nagu tõenäoliselt aktsiariski nagu vähemaks, siis meil üle pikka aja oli siis müüke rohkem kui oste, oli üks ost, sellest räägime natuke nagu hiljem,
ja üks plaanitav ost, mis me nagu täna tõenäoliselt nagu teeme siis, aga mis me siis nagu müüsime, Centrus Energy, meil oli üks selline ettevõte, väga kaua ei olnud portfellis sees, aga see tõus oli massiivne, et ma vaatasin, kui me nagu ära müüsime, siis müügihind oli pluss 68%, need numbrid on nii suureks juba läinud, et selle positsiooniga tuli kasum 17 243 eurot, et väga-väga hästi on ja siis teine, mis Meelis palus mul kinni panna see positsiooni, oli see ARK-fond, see innovatsioonifond, et siin summad olid väiksemad, kasumine 18% ja numbriselt siis 6000 umbes ja siis viimane oli Nebius, kus tootlus oli natuke alla 10%, 9,6 ja 3750 eurot, et Meelis, miks me neid müüsime? Et lihtsalt vaadates seda turgude tõusu, et see viimasel ajal väga kiire tõus, et siis natukene võtame riski maha, et oleks sularaha osakaalu natuke suurem, et siis vajadusel saaks jälle altpoolt midagi noppida, et ei välista tegelikult, ega nendel midagi viga ei ole, et see Nebius on kindlasti siuke, mida tahaks tulevikus mingi aega tagasi võtta, et aga lihtsalt kogu see datacentrite turg on natuke kuum juba. Jah, natuke liiga kuum, et äkki ta tuleb allapoole, et rahuneb maha. Meil positsioone on ju siin piisavalt on nagu alles veel on ja ka siis vaatasin ka, et Suure Peetril pole ammu aega nii palju vaba raha olnud, et põhimõtteliselt on, vaatame siis täpsemalt üle 13,3% kogu portfellist, on siis samas USA alla ühe aastast reservis, põhimõtteliselt 227 000 ja natuke nagu peale on seal raha. Oleks veel rohkem, aga Meelis palus mul osta ühte uut ettevõtet, White Viber, lühend on 2VYFI, Wi-Fi, mitte I-ga Wi-Fi, vaid Y-ga Wi-Fi on ja ostsime siis nagu 1000 aktsiat, ütleme siis 26 000 eurot umbes, et kas see on jälle mingi datacentrite teema? Ja, see on tegelikult üsna uus ettevõte turul, et alles siin oli mõnda aega tagasi IPO ja eks ta on niisugune riski play, ütleme, ta on small cap ettevõte ja täna ta turuväärtus on kuskil $1 miljardi juures. No ütleme siis ära, et 1,5% kogu portfellist on see positsioon, et väikene. Jah, aga ettevõte tegutseb just seal väga kuumas sektoris, et kõik see AI infrastruktuur ja nii-öelda ta pakub pilveserverite teenust ja samamoodi ka datacentritele niisugust arvutusjõudlust, et ma arvan, et see on niisugune huvitav pett, aga väga riskantne ka, et kuna ütleme aktsia hinnagraafik on üsna lühike, et siis me võtsime väikse positsiooni. Ja teine, mis oli see mõttekoht siin, mida meil on, ostsime 25 000 positsioon natuke üle 30 000, on siis see Vaneki krüpto ja blockchain ETF TAV lühendiga, et see oli Meelis vist, mis on nagu pikaajaliselt uskusid, mis on tegelikult ka nii suure kui väikse Peetri portfellis ja et võimalik, et me seda ajas siis kasvatame, et plaan oli siin ta 20 000 juurde võtta, Jah, et see on ütleme niisugune natuke laiapõhjalisem pett nii-öelda kogu sektoril, et seda siis võtame juurde. Hästi, aga läheme siis kuulajate küsimuste juurde ka, et neid on nagu päris palju ja me jõuaks siis nagu kõikile ka vastata, ütleme siis, et see aadress on endine, et investeerimisjutud@swedbank.ee ja Martin on meile kirjutanud ka kulla kohta hästi, see jutt on nii pikk, et ma ei jõua seda kõike ette nüüd lugeda, aga mõte on nagu selles, et kui nagu võrrelda erinevaid valuutasid või eeskätt valuutasid nagu kulla hinna vastu, siis ütleme siis väga palju on valuutad oma väärtust kaotanud, aga küsimus on nagu siis selles, et raha liigub, ütleme siis dollaritest siin ja ütleme võlakirjadest välja ja pigem siis nagu Bitcoini ja kulda, aga mis siis nagu saama hakkab nagu tulevikus on et ütleme, et kaua selline asi nagu kestab, et kas kogu siis nagu Trumpi valitsuse aeg või tulevikus veel edasi, et? Jah, eks tegelikult see on kogu aeg nagu kestnud on ju selline kerge vaikne rahatrükk ja varad hind. Et iga probleem, nagu ta kirjutab siin, mätsitakse uue rahatrükiga nagu kinni on ju?
jah, et nii on ja ma arvan, et eks see sama trend jätkub ka edaspidi, et sellepärast tegelikult ongi mõistlik, et kui on sularaha, et mitte liiga kaua sularahas istuda, et ikkagist valida portfelli erinevaid varasid, mis nii-öelda loksuvad selle inflatsiooniga vähemalt kaasas. Siis Reijo on meile kirjutanud ja talle on ka Ferrari aktsia silma jäänud, et ta on nagu kukkunud on ju, põhjustest me rääksime ka möödud nädala, et ta toob välja, et hinnakasumi suhe on seal 37 juures, aga ajaloos on olnud ta 30 ja 67 vahel, ta on selline hea ettevõte, arvan õnnestunud teda soodsate suhtarvudega osta ja väga lihtne küsimus, et mis meie siis nagu arvame, et kas tasuks juba osta või siis nagu passida veel, et meie ei ole ostnud veel, on ju? Ei ole ostnud jah, ma arvan, et ära osta ka, et praegu on nagu äris on nagu keerulisemad ajad ikkagi. Jah, ja pluss race või see Ferrari on liikunud ikkagist kogu sektori hulgas vastu turgu, et kui sa vaatad kõiki teisi nagu autotootjaid, siis need on ikkagist väga-väga nõrgad ja aktsiad on nagu alla müüdud, et ma arvan, et see võib nüüd Ferrarisse ka ikkagist kohale jõuda, et siuke nõrkus ja võib-olla see võib ka pool aasta kesta, et pigem ootaks seal suuremat langust. Richard on kirjutanud ja küsib ka, et miks Assa auto aktsia on kukkunud Norra siis transpordifirma põhimõtteliselt. Meie sellest möödunud saates rääkisime päris pikalt, et võib nagu üle kuulata, aga meie strateegia on, täna me hoiame seda edasi, on ju, et me otseselt ei osta ega müü, on ju. Ja siis Kaido tänab, et oleme väga hea duo ja tahaks võimaluse korras saate tegemist nurgast töövarjuna jälgida, ma ei tea, võib-olla kunagi see on ka võimalik, on ju, aga talle meeldib kõige enam siis rubriik investeerimisideed ja mis on nagu kiiduväärt, et ta püüab lapsi ka saada meie saadet nagu kuulama, et keeruline on, aga üritama peab ja Kaido kiidame heaks, et mida rohkem noored ise oskavad raha juhtida, siis seda lihtsam on sinul ka, ma arvan, lapsevanemana on ju tulevikus. Aga ta siis küsib ka, et turg on pikalt rallinud aga kunagi tuleb langus, aga keegi ei tea, millal see siis tuleb. Aga et kas siis seekord on hoopis niimoodi, et kogu Trumpi valitsemise ajal nagu langust ei tulegi, et ütleme, tema lähikondsetel kõigil on suured huvid mängus ja neile ei ole see kasulik, et aktsiad hakkaksid nagu hukkuma. Ma arvan jah, selles mõttes laiasahastus olen nõus, et Trump kindlasti jälgib, mis nagu aktsiaturgudel nagu toimub ja on väga pahane, on ju, kui nad nagu hukkuvad ja samamoodi on tal krüptos väga suured isiklikud huvid nagu mängus, aga lihtsalt ühel hetkel on võib-olla see oht on ju, et mis iganes jah, kui kasvõi see keskpanga usaldusväärsus nagu löögi alla satub, et siis võib-olla ei aita Trump ka on ju. Jah, et pigem võib-olla baasstsenaarium on see, et sükest langust niikuinii ei suuda nagu ette ennustada päris, et küll sükesed tavapärased korrektsioonid, see ongi süke baasstsenaarium, et nendega tuleb arvestada 10-15%, et ja hetkel tasubki võib-olla natuke sularahavarusid natuke suuremad olla, et kui see oht nagu suureneb, et siis on nagu võimalust midagi altpoolt juurde soetada, et aga jah, eks Trump ise teab, millal siuksed korrektsioonid tekitada, et oleneb tast endast ka vist nagu. Jaa, nii on. Ja lõpetuseks Ivan on küsinud ka 2 küsimust, et alustab väga kenasti, et hämmastav, kuidas te suudate järjepidevalt head taset hoida. Iga nädal teie podcast on tipptasemel tööd, kiidan. Väga, väga hea on lugeda sellist tagasi, et aitäh sulle. Aga siis teil on 2 küsimust, et üks on see, millest sa meelest oled ka rääkinud, et need samad OpenAI-d ja Intelid, AMD-d, Nvidiad ehk nii-öelda nagu ringi investeeringud, et kõik investeerivad nagu kõikidesse, et ta küsib, et kas on see oht, et ühel hetkel tekib selline finantsmonstrum nagu aastal 2008 vallandanud laenuinstrumendid, et keegi see lõpuks aru, kuhu siis investeeriti, aga ma arvan, et täna on ikkagi natuke teistmoodi, on ju. Jah, pigem ma võib-olla mõtleks nii, et täna selle otseselt tehisintellektiga tõesti keegi kasumit ei teeni, on ju, et samas kui sa vaatad neid ettevõtteid, et palju need ettevõtted nagu sellesse tehnoloogiasse investeerivad, siis tundub, et nad teavad nagu meist midagi rohkem, on ju, ja nad ilmselt näevad, et sükse järgmise 4-5 aasta jooksul
saab see olema korralik nagu business, kus hakkab ikkagist raha korralikult sisse tulema ja noh, loomulikult on ju, et kus see raha nagu tuleb, on ju, siis tuleb ühesõnaga meilt või sellelt tarbijalt, kes peab olema valmis ka selle kõik nagu kinni maksma ja noh, tõenäoliselt mismoodi see käib, on ju, see on, sul on lihtsalt tehisintellekti tugi telefonis, sul on erinevad subscription'id, kuumaksed ja millega sa runnedki igapäevaselt kasutad, näiteks mingi AI mingisuguseid teenuseid, on ju. Ja noh, nii kogu maailm liigubki nagu samm-sammult edasi ja kui sa sellest maksta ei taha, siis järsku saad aru, et sa tammud nagu paigal, et muu maailm nagu liigub eest ära ja noh, ütleme samamoodi tegelikult nende investeeringutega oli ju .com mulje ajal, ühesõnaga seal 2000 aastal, kui tulid esimesed internetbrauserid, on ju, see veeb nii-öelda tekkis ja samamoodi seal see mull tekkis sellest, et hästi palju ettevõtteid hakkas kiiresti neid internetilehti arendama ja kõik kogu seda infrastruktuuri nagu üles ehitama ja tekkiski nagu mull, aga mis ei tähenda seda, et tegelikult see tehnoloogia jäi ju alles ja alles nagu peale seda esimest mulli hakkasid nagu need õiged ettevõtted nagu tekkima, on ju, kes täna on kõik need Google'id, Apple'id, Microsoftid, on ju, et ma ei välista, et selle AI-ga läheb ikkagi samamoodi, et me oleme AI nii-öelda selles esimeses faasis, ülesehitamise faasis, kus me ehitame täna infrastruktuuri üles ja kohati see mingil hetkel mullistubki ja mingil hetkel käibki nagu pauk, on ja mingid ettevõtted lähevad põhja, kes selle üle investeerisid, kes võib-olla ei saanud enda laene üle rullida ja see võib kesta umbes, ütleme see esimene faas võib kesta mingi 5 aastat, kuni me jõuame sinna teise faasi, mis on siuke kogu selle tehisintellekti kasutusele võtta, on ju, ja sellega nüüd kaasneb siuke tohutu efektiivsuse tõus ja siuke autonoomne intelligents, noh selle areng, on ju, ja noh, see võib kesta 10-15 aastat, kuni lõpuks noh, sinnamaani välja, et me jõuamegi nagu sellise superintelligentsini, mis ongi noh, võib-olla humanoid ise, et käid ringi, on ju, sul on see Nvidia Blackwelli kiip on ju peas, et sa oledki nagu siuke inimene, aga sus võib-olla ongi mingi osa kiip, on ju. Ja see on küsimus, et äkki naabril on parem kiip ja ta on sinust targem. No jah, et siis jälle vahetad välja, et jah, et ühesõnaga et me selles suhtes me oleme kindlasti tehisintellekti algusaastates ja need sellised või ütleme arengu tehnoloogia lained kestavad keskmiselt umbes 50 aastat, et siis tuleb jälle meil uus nagu tsükkel. On minna. Ja on minna, selle jooksul tekivad tohutult uusi ettevõtteid, uued Nvidia sarnased ettevõtted, milledest saab nii-öelda liidrid, on ju, et ma arvan, et täna neid investeeringuid tehes on väga-väga suur võimalus, et sa tabad selle väga-väga õige asja ja kui sa suudad seal nagu sees istuda 10-15 aastat, et siis võid vaadata Nvidia graafikut, mis 15 aastat tagasi oli, on ju. Et täna on see koht tegelikult, kus investeerida ja läbi mõelda. Ja lõpetame Simani teise minu hinnangul väga hea küsimusega, et palju räägitakse, et Venemaa halvast majanduslikust seisust, meedia kuulutab regulaarselt, kuidas Venemaal saab kohe raha otsa, tankid otsa, inimesed otsa, aga näis, et seda kõike nagu ei juhtu, et kuidas saada aru, et Venemaal on nagu tegelikult nagu majanduslikud väga rasked ajad? Noh, tegelikult eks järjekorrad. Jah, neid ütleme märke on tegelikult väga palju, mis me iga päev näeme, millest me ise ka siin oleme rääkinud, et võib-olla viimane märk oli just eile õhtul lugesin, et Venemaa riigi raudteeoperaator, kes seal opereerib neid suuri raudteeliine, on pankroti äärel, et $7 miljardit on laenuintresside kulu ja kui nemad on nagu pankade järel, nad on ju pankadele võlgu, mis tähendab, et panga laenuportveid on kohe surve all, on ju. Jah, no, ja mis see nagu raudtee üldse Venemaal tähendab, et tegelikult see on ju majanduse vereringe sisuliselt, et seal kogu see transport käib raudtee peal, et ja milleks siis
miks seal siis äri ei ole, no ju siis majanduses on mingid probleemid, on ju. Üks oli idee, mis ma nägin, et autotööstus, ma ei tea, kas keegi üldse enam Venemaa autosid ostab, aga et ettepanek oli, et teeme 5-päevase töönädala asemel 4, et no me ei jõua nagu 5 päeva eest nagu inimestele palka maksta näiteks. Just see näitab, et nõudlust ei ole. Siis lisaks, kui sa vaatad suurimaid naftaettevõtteid, Gazprom on ju, hiigelkahjumid, see ettevõte ei ole nagu mitte kunagi olnud nagu kahjumis ja täna ta on kukkunud kahjumisse $13 miljardit aastaselt, tegelikult selle ettevõtte eesmärk on ju pumbata naftat ja see naftat maagaasi ja lihtsalt ära müüa, sul on nõukaajast on ehitatud välja infrastruktuur on ju, kus sul on nagu kõik olemas ja sa suudad nagu sellist kahjumit panna, et see on nagu järgmine märk, et seal kõik asjad ei ole nagu korras on ju, kui sa vaatad kinnisvarasektorit, riigi suurimad kinnisvarafirmad on sisuliselt käpukil on ju. No vaata, mis on laenuintressid on ju. Ja täpselt laenuintressid, need palju neil ettevõtetel on nagu laenukohustusi on ju, see nagu näitab midagi ja see viimane asi on ühesõnaga see bensiinikriis on ju, mis seal ühiskonnas on 30 liitrit oli viimane kord oli see, et maksimum, mis sa võid tankida on ju, no vasti on võib-olla 10 on ju. Jah, et see näitab, et seal on mingi tarneahelas on väga suured probleemid, seal me näeme, et on ju tootmised, rafineerimistehased igapäevaselt on ju põlevad, et ja lisaks veel sellele on ju, et me näeme ka, mis rindejoonel toimub, et sisuliselt aasta jooksul on suudetud edasi liikuda 0,4% on ju, et kogu Ukraina territooriumist, mis on nagu juurde võetud, see on saavutatud nagu selliste kaotustega ja seda on võib-olla ka viimasel ajal aru saada, et kui me sinna poolteist aastat tagasi nägime hästi palju siuksi tankide kolonnide videosid, siis täna need kolonne ei ole enam, et Venemaa strateegia on asendanud sellega, et üritatakse kogu Ukrainat sisuliselt jalgsi nagu üle võtta, et täna me näeme hästi palju videosid, kus on ütleme jalavägi ja kuidas droonid neid hävitavad, et sisuliselt kui selle strateegiaga edasi minna, siis ma arvan, et Venemaa ei võtta selle sajandi jooksul Ukrainast väga palju enam maad ära. No, lisaks sellele, et keskmiselt saab 1000 Vene sõdurit iga päev surma. Jah, et jalgsi Ukrainat ära ei valluta ja ütleme, ma arvan, et droonide ülakaal on kokkuvõttes suurem kui venelaste sõdurite ja tankide arv, et jah, kui sa kõik need asjad nagu paned kokku, et siis ma arvan, nende väga siuke korralik kompott, mis pluss, mis nüüd hakkab see nädal tulema, et need Tomahawki potentsiaalsed raketidega Venemaa nii ärevaks teinud, et oli vaja kiiresti Ungarisse tippkohtumine kokku leppida, on ju. Jah, see ka silma, et see on muidugi huvitav, et kuidas Putin sinna Ungarisse saab, et sisuliselt enamus riigid ju Euroopa Liidus blokeerivad ütleme lennuliiklust, et aga ma ei tea, võib-olla venelastel ongi kombeks ju maa alt tulla läbi gaasitorude, et võib-olla tuleb sealt maa alt läbi gaasitoru. Okei, see ei ole nüüd meie mure, aga tõmbame siis Meelis sellega tänaseks otsad kokku. Teiega olid Tarmo Tanines ja Meelis Maasik ja kõik head ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see emitentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.